Nonii. Käib. Jah. Iputad sinna tooli taha selle. Jah, nii mul hea on kotti hoidja. Elas ta ole seal. Nii. Opa. Oota. Nii. Kas tunned ennast mugavalt? Nii. Nii mugavalt, kui saab olla. Tunda. Ma loodan, et lihtsalt see tuul ei ole siin liiga kosta kuidagi häirivalt. No, ja meie esimene episood siis värskes õhus. Me ei olegi enne õues kunagi teinud episoodi, aga tänane, ühesõnaga tere sõbrad ja episood vist number 60 või 59 või? 61 isegi, ma arvan. Ma võin praegu eksida, on, mis ta on, aga vaat sellist juhtumit ei ole veel olnud. Ma arvan, et tänane episood ületab Albaania. Ma ei tea, ma ei ole niimoodi mõelnud, aga üks päris perses, vabandust, nädal on olnud. Aga ma teeks veel natukene siis kosu veel siin kõrval. Aga ühesõnaga nõrganärvilistel võib-olla ei soovita kuulata tänast episoodi ja mulle ükspäev meeldis, mingit asja vaatasin, kus nagu ütles, et ja järgnev lugu võib vajada vanemlikku selgitust. Et see ka võib-olla siia ette rutates ära öelda ja see on juhtum, mida mina isiklikult ei ole mitte kunagi kuulnud. Ma olen kuulnud, et on juhtunud, aga mina isiklikult ei tea ühtegi inimest, kellele oleks selline asi juhtunud. Ja nüüd jõuame siis lõpuks teemani, mis juhtus vahuriga. Mis juhtus vahuriga? Tere sõbrad. Jah, nädal oli huvitav. Juhtus huvitavaid asju. Nagu jälgijad teavad, nägid, et ma olin haiglas natukene aega. Jah, 4 päeva. Ja eile sain koju ja olen siin koduse eluga üritanud hakkama saada. Jah, nagu näha on käed ja jalad on otsas, süda on terve, aga on katkiseid osi. Ühesõnaga juhtus siis siuke asi, mida tõesti juhtub väga harva. Ja, väga harva. Ja mina kuulsin siis pärast, et olevat tuttaval ka juhtunud. Mina olen ka kuulnud nüüd ikkagi inimesed, kes töötavad nagu haiglas, on öelnud, et seda on juhtunud küll, aga et mingid üksikud juhtumid. Nii. Ja, aga üsna ekstreem olukord oli. Hakkame siis osast pihta. Sorry, kui mul hääl veits väriseb, mul on siuke, jah, ma proovisin esimese öö kodus ilma valuvaigisiteta olla ja täna ma ikkagi trampisin just paar tundi tagasi sinna apteeki, et valuvaigistit võtta, sest et suht valus on ikka. Haiglas anti kogu aeg nagu visati peale, siis oli nagu lihtne, aga ma lootsin, et mul saan hakkama, aga ei saa. Ühesõnaga, mis siis juhtus, oli see, et esmaspäeva õhtu, tavaline, klassikaline, kaaslane tuli külla, hakkasime ajama siis asju, kõik oli nagu... Seksi asju, räägi siis. Seksi asju, kõik oli tavapärane, nagu ikka, kuni ühe hetkeni, kus siis... Ma pidin seda eile arstile ka säätama, ütlesin niimoodi, et kuidas see siis nagu juhtus okei, et olime siis vahekorras, mina taga, koera poosis siis nii-öelda ja mitte just kõige tugevamalt, aga ka üsna rahv oli. No kui hoog on ikka sees, vaata, siis ikka ongi ju ma mängin seal ka igasuguste tempode ja sügavuste ja asjadega ja siis nagu aga kuidagi midagi läks käest ära ja mingi hetk käis plõks ja mu peenis murdus pooleks. Mitte nagu füüsiliselt nahk jäi nagu terveks, aga sisemine osa siis nagu koosneb 2 osast. Seal üks oli täitsa puruks, teine oli poolenisti. Verd pritsis kaaslase sisse peale
voodisse, seintele, põrandale. No ma jooksin koheselt nagu duši alla. Esimene asi oli see, ma ütlesin veri, kaaslane küsis sina või mina, ma ütlesin mina ja jooksin duši alla külma vee alla. No pilt oli kohe nagu siuke suht eest ära kadumus, sest et verd voolas nagu ikka. No kohe ma arvan, et sul oli šokk. Kehal oli šokk ja noh, verekaotus ei kujuta ette, kui suur see võis siis nagu olla, mis kogus seda verd sealt välja võis nagu tulla? Päris palju. See on päris nästi, jah. Ja siis oligi, ma vajusin kössi sinna vee alla ära ja siis ma ütlesin, et pesen ennast käpped puhtaks, et lähme traumasse, sest et räige hemotoom oli tekkinud, veri ja vaikselt jäi nagu kinni ja läksime EMO-sse. Jalutasin sinna leti äärde ja ütlesin, et mul on verejooks ja mul peenis murdus vahekorra ajal. Kas ma võin vahele öelda ühe asja? Et lihtsalt minu nagu see isiklik soovitus on, et kui kellegil juhtub mingi selline, noh, mitte just täpselt see trauma, aga mingi selline trauma, millega on ikkagi vaja kiiresti reageerida, siis mina ikkagi soovitaks kutsuda kiirabi alati. Ma küsisin. Mida? Ma küsisin pärast seal, et kas ma oleks saanud kiiremini või midagi oleks tehtud kiiremini, kui ma oleks kiirabiga tulnud sisse, siis vahet ei ole. Ma oleks sinna... EMO järjekord ikka läinud või? Selles suhtes, et sinna mind juhatati kohe sinna taha triaaži kabinetti nii-öelda või sinna, et kiirabi oleks sinna samasse mind rullinud kohale ja see töö oleks seal samamoodi, seda ultraheli ma oleks sama kaua oodanud, arsti mingit otsust ja... No tehtigi ultraheli ära, nähti, et on katki ja siis oligi, konsulteeriti arstiga, öeldi, et jääd sisse, hommikul on operatsioon. Aga seda nagu ei muretsenud, et mis seal öö läbi, mis nagu toimub sinuga või? Ei, ma läksin mingi šokki korraks küll. Mul oli ju see, et mis nüüd saab. Kas ma jään impotendiks või mis edasi ja mingi, noh, depressioon ikkagi tungis päris tugevalt peale. Ja ma mõtlengi, et mehena nagu see tunne, et mul on riist pooleks ja ma ei tea, mis nagu edasi, keegi aina mul on mingit infot, mind täna ei lõigata, ma pean öö läbi siin nagu passima, et mul vist flippaks nagu nii ära, et päris nagu... Ei, päris keeruline oli aga nagu veits pidi ennast maha rahustama seal. Rahustit kanti sulle või? Õhtul küll, jah. Ja, et kõigepealt viidi mind ortopeedi osakonda, sest et seal ei olnud mingit teatud kohtades ruumi. Ei, ma viskasin seal juba nalja nagu nende õdedega natukene ja küsisin telefoni laadijat ja siis kõrvalt voodist üks noormees andis. Ma ütlesin, et muidugi, et kui kuuled, et pooleks võiniga mees on kõrval, siis võib laadijat ikka laenatada. Et päris raske oli see esimene öö, aga õnneks jah, ma võtsin seal päris palju ravimeid ja jäin magama. Hommikul tuli arst, vaatas, ajas veel rohkem hirmu peale. Sest mingit segast informatsiooni nagu jagas? Ei, seal tuligi veel, tegelikult oli mingi ülihea arst olnud. Aga ta pidi ka olema suht lühikese jutuga. Ütles mulle ära, mis me teeme, mis eesmärk on saavutada see, aga mis sellega saab, on ja. Ja siis oligi juba operatsioon. 3 tundi. 2 kirurgi. Vist küll, ma ei tea, ma magasin. Ja enne kui ärkasin, siis juba oli, et kõik läks hästi ja noh, ongi, kuna juba järgmine päev, kui vaadati üle, et kõik on jumala ilus, teine päev, tegelikult ma pidin saama täna või homme hommikul välja, siis aga öelda, et kuule, suht hästi on. Kuule, kas sa saad isegi võistlustele tulla? Okei, see nali praegu. Ma praegu ei tule kuskile, sest et ma isegi, jah, siin päris paljud asjad panen kankelisse. No peadki, sa ei saa nagu 3 nädalat praegu väga mitte midagi ikkagi teha ju. Ja, mul on 3 nädalat olen selle kateedriga, mis on väga ebamugav. Ühesõnaga, mul peenis on igatpidi lahti lõigatud ja lisaks mul on nagu toru on sees, on ju. Ainuke pluss on see, et ma ei pea
kusel käima. Kakalika. Antibiootsid mõjuvad mul alati nagu veits veidralt, mul nagu söögiisudega on nagu sihuke veider. On või ei ole? Nagu ei ole, aga samas nagu depressioon on see, et tahaks rämpsu ainult, nagu head toitu ei taha. No vaata, sa oled nagu nüüd tegevuseta ka ja see on see, et igavusest isegi lõpuks tahad nagu näksida midagi, on ja... No ma pigem proovin nagu vältida on seda. Puuvilja olen täna ainult söönud. Aga jah, ma ei tohi 3 nädalat on see kateeder sees, ei tohi midagi teha ja lisaks 8 nädalat füüsilist aktiivsust ei, erektsiooni ei. 8 nädalat. Ja mis on nagu veider, sest mul täna hommikul oli juba nii-öelda rahvakeeli öeldes nagu kusekõva ja see oli nii valus. Ma ei olnud valuvõigestit võtnud ka terve öö läbi ja noh, jällegi see on indikatsioon, et asi nagu töötab ja kõik on nagu hästi on ju. Ja ma tegin arstidele seal nalja, et... Aga kuidas, kui sul nagu praegu ju pissi häda, kui sellist sul ei saa nagu ollagi ju? Kõik lihtsalt nii, kui kuskilt on voolata, kohe voolab ju. Kotti. Ma mõtlengi, et see hommikune kusekõva on ju sellest, et sul on põis täis, et sul on nagu vaja ruttu pissile. Ma ei tea, millest see on. See on päris naljakas. Ühesõnaga ta oli lihtsalt, ongi see, et kui ta jäigastub, siis ta on nagu päris valus ja ma pean seda vältima, aga ma ei tea, kuidas ma seda vältida saan. Arstidele oligi see, et sa pead erektsiooni vältima. Ma ütlesin, et okei, juudiks te mind lõikasite ja nüüd ma pean nagu naistele purgad selga ka panema, sest teete must moslemi ka, et mis ma saan oma natsisõprade käest peksa nüüd. Et jah, kõige suurem muutus, mis siis füüsiliselt on siis see, et jah, eesnahk lõigati ära. Operatsiooni käigus lõigati mul eesnahk ära, jah. Aga vähemalt pandi 3 sentimeetrit pikkus juurde, et win-win. No, ma näin küll need ilma eesnahata peeniseid ja mis tal viga on? Ta on hügieenilisem. See on ebamugav. Mul on praegu nagu, no esiteks mul on mingi toru sees, aga mul on nagu retsilt ebamugav. Aga just sõbraga ka rääkisin, et vähemalt see õnnetus juhtus nagu seksides, mitte mingi rattaga sõites. See oleks nagu eriti gei olnud, et ma sõitsin rattaga, murdsin peenise. Ei no see on võimatu, et seal siuke asi juhtuda saab ju. Aga kõik, kui selles lootsid, et sul ikkagi juhtus mingi panid rattaga pauku, vaata see, sest et sa tegelikult sa ei jaganud ju, et mis sul nagu juhtus ja ma sain ikka jah väga palju küsimusi, mis vooril juhtus. Ma sain kõik küsimusi, aga ma ei vastanud. Need, kes helistasid või keda ma nägin haiglas jalutades inimesi. Nendele ma ikka rääkisin, mis juhtus. Keegi ei usu muidugi, aga vahet seal on. Ei no nagu, lähme tagasi sellesse õhtusse, kui see juhtus on ja et meil oli parasjagu siis grupikõne. Sina ei olnud seal. Ja siis keset kõne saadad pildi, et sa oled emos. Ja ma olin nagu, vaatasin seda pilti, oli mingi vahurn emos, et raudselt sõi üle jälle, vaata. Ja siis ütlesin, tule kõnesse ja siis olid mingi siuke värk. Me ka alguses naarsime, et mingi mida vittu ära sitta on ja, aga läks natuke mööda aega, saime aru olukorra tõsidusest. Ja siis alles hakkas nagu see, et putsi, et väga halba. Kuna jah, see vigastus oli päris suur. Väidetavalt tuli mingi vanad vigastused ka seal, aga see võib-olla on lapsepõlve traumadest. Aga arsti põhimure oligi see, et mul oli oht, et ma ei oleks saanud elu lõpuni kusta. See kusejuha nagu mingi teema on ja? Et see oli nagu main see ja siis teised asjad nagu hiljem kokku lappida. Aga nad said ikkagi kõik ära ühendada kohe, jah? Ma arvan küll. Praegu on ikkagi see, et veritseb, värki, see on normaalne, sinine, niidid on sees veel kõik, ongi teisipäeval oli operatsioon, et praegu on nagu jube värske ja veits hirmus, aga eks see aeg edasi ju taastub nagu, tõenäoliselt taastub kõik ära ja kõik läheb hästi, aga... Ma räägin lohutuseks ühe loo või? No räägi. Mulle täna räägiti. Ma ei ütle, kes on konfidentsiaalne informatsioon, aga lugu oli siis nii, et mingi meesterahvas, kes harrastas endale peenis ümber neid rõngaid panna ja mitte kummist, aga metallist.
ja ta oli seda nagu teinud juba väga tükk aega onju ja tema peenis amputeeriti ära lõpuks, sest et ta oli selle verevarustuse nii perse keeranud, et tal tekkis peenise gangreen. No jah, see on veel hirmsam. Et kui see sind lohutab, siis sul ikkagi peenis on alles. Loodame, et ka funktsioneerib edaspidi ja et kõik ikkagi saab nagu korda. Ta on alles, tal on tunne sees, kõik on olemas. Kui mul õed seal sidusid seda, siis ma olin nagu natukene palun olen, natukene. Selles suhtes uroloogia osakonna õed väga toredad. Jõhkralt palju nalja sai nende päevade jooksul, mis seal olin. Mul olid toakaaslased vanad härrad. Ja teid jumal toredad. Nendega sai väga palju pulli elust räägitud kõigest. Ma ei tea, filosofeerisime seal õhtuti, hommikuti. Käisime oma kotikestega ringi. ja. Üks hea juhus, mis mul oli üks asja, oli see, et kell 2 mul läks uni ära. Ma teadsin, et mul on külmkapis riisimakrasalatit. Mul olid lõpuks ometi ma sain kingituseks siis uued kõrvaklapid oma kaaslase poolt. Munni murdmise eest võib-olla. Veits halastust. Mul olid klapid kõrvas. Kuulasin Kanjet, see muusika aitab mind sellest raskest ajast üle. Läksin sõin oma riisimakrasalati ära, siis ma läksin selle leti juurde, võtsin klapid kõrvast ära ja ütlesin, äkki ma saaks ühe uneka veel. Sain uneka, läksin magama tagasi. Et tegelikult oli nagu tore. Kodus on natuke teistmoodi. Aga söö läbi, keegi istus selle valvelauas või? Ja seal ees letis, jah. Nagu seal oli kogu aeg keegi või isegi 2 inimest. Et jah, praegu ongi nagu üritan aina rohkem nagu liikuda, sest liikumine nagu hea haiglas. Ma käisin nagu korra päevas alla ja üles lihtsalt. Täna juba jalutasin natuke pikemalt, et noh, jah, midagi teha ei saa. Liiga ei tee endale kuidagi midagi sukast juhtu on ju, et ikkagi... No koeraga jalutada on nagu, pead teda veits siuke tunnetama ja mentaalselt on nagu raske ja miks sellest nagu ma üldse ei mõelnudki, miks ma ei räägi sellest, vaid et see ongi see, et neid asju juhtub ja kui seda sissepoole sukest sündmust nagu elada, nagu meestel meeldib kõik asjad sissepoole elada ja vait olla ja tegelikult ma tunnen, kui palju see depressiooni nagu uuesti esile toob, siis lihtsalt sellest rääkimine, et mingit mentaalset abi ma muidugi haiglast ei saanud. Ma pole enda terapeutiga ka rääkinud, ma lihtsalt tühistasin ühe aja ja ütlesin, et mul on nagu trauma ja ma ise üritan sellega nagu mingi maani ära kaupida ja siis vaatan, kui palju mul abi vaja on. Ja ma arvan, et sul hakkab ikkagi siin nädalate jooksul nagu paremaks minema. Saad mingid raamatuid lugeda? No, praegu on lihtsalt see, et ma üritan hakkama saada. Kuidagigi? Jah, et keeruline on, aga saab ikka. No, me oleme sul olemas. Aitäh. Ei, seda oli nagu tore. Paljud inimesed kirjutasid ka. Ma ei hakanud lihtsalt vastama. Ma mõtlesingi, et me teeme selle episoodi ära. Inimesed saavad teada. Siis saab järgemööda siin kursis olla, kuidas asi tööle hakkab. Saame neid update'e teha, jah, et... Aga see sündmus ise, jah, mul on ainsad unenäod, mis ma näinud olen, ongi sellest, kuidas verd pritsib ja ma arvan, et selle uuesti 8 nädala pärast, kui antakse roheline tuli tegevuseks ja see kõik toimib, siis see saab olema päris huvitav. Päris mentally challenging. Jah. Ja ma arvan, et sellist mingit rahva asja tükk aega ei taha enam nagu teha. Kõige naljakam oli see, et me nagu omavahel läksime, et see ei olnudki kõige nagu rahvim. Mõnda aega olime teinud, linad olid juba märjad, on ja seega kõik oli nagu juba mitte niimoodi, et värskelt sisse pandud, siis on nagu siuke kahtlane, aga võib-olla oligi tuus lipi juba ja siis käis ära, aga see verevärk ja see valu, ma ei tea, ma ütlen ausalt, võtke ükskõik, mis asjad mul ära
seal haiglas tegin ka nalja, nad saad sõnu, ma ainult hullem vigastus on see, kui pea tuleb otsast ära. Aga see ongi pea, aga teine, see on see väiksem pea. Õnneks seal ei tulnud nagu midagi otsast ära ka, et läks seest katki ja seda verd oli seal palju sees ja siiamaani nagu on, aga see veits tuleb nagu ära. Ühesõnaga väga rets asi, mis saab juhtuda ühe meesterahvaga ja ma ei kujuta ette, et naistel või ei saa nagu midagi. Naistel saab ka, on tulnud ette, et tekib mingi rebend ja verejooks. No jah, aga see kuidagi see kindlasti ei ole nii hull. Ja kuna sünnitusel ka rebeneb on ja teevad seal paar pistet, läheb, ma ei tea, nädal mööda ja juba on terve on ja. Et keegi, see on mingi kotti sulle, ma ei usu, et aga võib-olla vetsuskäi alguses on valus. Ma olen kuulnud küll, et need sünnitanud naised ütlevad, et et alguses on ikka päris valus läbi nende haavade nagu vetsuskäia on ja. No ma ei kujuta ette, kuidas mul see kõik see asi uuesti nagu toimima hakkab, et seal kindlasti algus saab olema päris veider. Aga loodame, et kõik läheb hästi. Juba see, et operatsioon sai kiiresti tehtud, arstid olid tasemel, nägid vaeva, olid rahul oma tööga, ütlesid, et kõik on nagu timm ja varem lasti ära, seega tundub, et ma ise ka juba nagu respondin hästi. Ja nüüd tuleb lihtsalt oodata. Jah, aga mõtled, mõni mees teeb vabatahtlikult, näiteks läheb sinna peenise suurendamisse, seal ikka ka lõigatakse sul noks lahti, et see asi nagu suuremaks saada. Suurus ei ole ju oluline. No nii need ütlevad, aga lihtsalt mina isiklikult tean ühte inimest, kes on teinud peenise suurendamist ja põhimõte ongi nagu selles, et sulle pannakse mingisugune kummi, mingi toru sinna kuidagi sisse on ja, et ma ei tea ja sa oled vabatahtlikult on ja tegema, et sind pandi nüüd nagu fakti, et siuke asi juhtus. No ise ma ta katki tegin, et keegi süüdi selles ei ole. Päris naljaks, et nagu niimoodi juhtus, on nagu hullemaid asju tehtud, ma mõtlen just seksi koha pealt, aga et ta niimoodi läks täiesti õnnetu, just oli Ironmani pilet, reis oli puukitud. Nüüd ongi see, et reisikindlustusega, et kas saab nagu, tõenäoliselt saab sellega korda. Edasi ei saanud lükata reisi, on mingi trahvid maksta, ei olnud nõus sellega. Ja Ironmani ettevalmistus lihtsalt lükkub siin edasi veits. Ma ei tohi ratta selga minna ka 8 nädalat ega mitte mingisugust survet avaldada. No siis sul tuleb lihtsalt kiire ettevalmistus teha. Natukene kiirem. Eesmärgid on samad. See ei muuda nagu asja. Jah. Et kindlasti teen Ironman tuleb, teen ära. Praegu see väike tagasilöök on savi. Mentaalselt saan ka üle, ma olen seda depressiooniga võidelnud siin juba aastaid. Positiivne on see, et nagu siukest mõtet, et ma saan koju, ma lähen ostan, ma ei tea, viina või joon täis ennast. Seda ei ole. Pigem on see, et okei, kuidas ma selle toiduisu saan, kuidas ma saan söögid endal nii paika, et mul oleks kõik fine. Tupsurat teinud või? Ei ole. Tupli! Ei ole, mul oli topsukarp oli haiglas olemas küll, aga ma mõtlesin, et ikkagi nii kaua, kui see kriitiline 8 nädalat on, ma ei tee. Tarbin vedelikku ilusti. Kreatiinid, vitamiinid, valuvaigistid. Puhastan nii nagu peab. Tahaks nagu rohkem puhastada. Ja liiga palju ei tasu ka näppida seda. Aga ega muud ei olegi, nagu ongi, liikuda tohin, peangi isegi natuke samme tegema ja vaikselt elan, taastun ära ja siis tuleb uus plaan ja edasi. Jah, no ongi lihtsalt, et sa pead reisile tulema mai alguses on ja see asi juhtus nüüd siin, mis ta oli siis 12 või 13 või mis see kuupäev oli? Esmaspäev õhtul. Esmaspäev oli 11 isegi võib-olla või. Et jah, sa ilmselt seda Ironmani preppi siis alustad juuni alguses. Kuskil nii, jah.
või siis mitte mai alguses, vaid mai lõpupoole. jah, no ütleme siis juuni, juuli, august, september ja oktoober kuskil 10 me pidime minema või? Jah. Et siuke 4 kuud 10 päeva on sul põhimõtteliselt aega, kui juunist hakkad lugema. No jah, ütleme ikkagi 5 kuud. See on päris okei. See on päris okei. 6 oleks ideaalne, aga saab 5. Õnneks sul on ikkagi nüüd enne nüüd seda õnnetust juhtuv põhi oli ikkagi juba hakkas nagu tulema. Mul oli aasta alguse, ma nimetasin seda pre-seasoniks. Et ma teen selle pre-prep, puhkus ja siis full. Nüüd ongi see, et puhkus võib-olla tuleb ikkagi kuskil, ma taastun ära, teen paar kuud jõhkralt tööd, teen väikse puhkuse ja siis lõpu paar kuud. Et ja praegu oled haiguslehel kui kaua? No hetkel on see, et 4. maini mul on see kateeder sees. Siis ma ei tee mitte nagu selles suhtes midagi, ma ei lähe saali, ma ei ole veel kõik klientidele ega midagi kirjutanud. Need ajad, mis olid, tühistasin ära. Aga 4-ndani tõenäoliselt ma saali sisse ei lähe. Siis tehakse seal veel protseduurid, vaadatakse, loodetavasti olen taastunud nii, et ma saan edasi taastuda ja siis võib-olla juba saab nagu saalis trenne anda, aga mitte ise trenni teha. Aga jah, ütleme niimoodi, et 8 nädalat on ikkagi see, kus ma ikkagi olen väga piiratud tegevustega. No kõva proovile panek ikkagi jälle. Aga sa oled nii tugev, ma tean, sa händid ära selle ilusti. No, eks see küsimus oli esimesel õhtul kogu aeg, et mis kuradi test see jälle on. Jälle see test, mis asja, mul on juba sikutatud, ma ei tea, jalg otsast ära, mul on tehtud seda teist 3. Aga ikka veel tuleb neid teste, nii kui elu hakkab vähekenegi nagu normiks minema. Siis jälle tuleb see vikati mees ja lööb jalad alt. Uus auto, kõik asjad nagu paigas, reisile minek, kõik nagu timm. Ja siis tuleb... No aga see vikati mees vaataski, et vend ikka ronib juba kõrgele juba, et tõmbaks nagu ta nüüd natukene sinna... Hakkab liiga kaugele minema. Tasakaal peab olema. Ja, aga tal oli õnnestus nagu selles suhtes, et jah, depressioon on, ma tunnen, ma teadvustan seda, on mõtteid ka, et kui asi ei peaks taastuma, mis ma teen, lähen metsa, lasen kuuli pähe endale. Need on ainult mõtted, aga teine nagu kohe tulebki mõtte peale, et fuck it, ma taastun ära, ma teen see aasta veel Ironmani üle ootuste hästi, üle keskmise kindlasti hästi, see ei ole mingi küsimus. Aga enda mõttes kindlasti hea tulemuse, pluss veel aasta lõpus kindlasti üks maraton ka veel. Ja kui ütleme, et tulevad kui tulevad mingid setbackid, siis Eesti meditsiin on ikkagi väga tasemel, et kõik, ma arvan, nad suudavad siin korda teha, tööle panna. Ja mulle ju tuttav helistas, ütles, et tal sõber Tais. Jah, no kui Tais ja seal tehti korda. Ja sellel vennal juhtus teist korda veel ja tegi uuesti korda. Ma mõtlengi, et siin on meil, ma ei tea, Soomes on ka väga head arstid, on ja... Kuule, praegu on juba positiivne see, et ikkagi kõik märgid näitavad, et kontakt töötab, on. Tunne on, ja kõik verevarustus, kõik värv on ilus. Praegu lihtsalt ongi, et see vigastusest veel eritab verd seal. No sul pole veel 5 päeva tagasi juhtus. Mida sa ootad? Ja ma tahaks juba, et oleks terve. Sa oled duši alla saanud vähemalt 2 käia. korda. Et kui ma lihtsalt mõtlengi, et rinnaoperatsioon, ma sain 4 päeva pärast oppilas esimest korda pesema minna ja siis nagu näed neid haavu ja need ikka paranevad, need haavad paranevad ka sul mingi 2-3 nädalat. Kui lõpuks enam kuskilt ei tule verd. Vähemalt rinnahaavadest. Mul need välised haavad, need on jumal ilusad. No jah, sest et seal on väga suur verevarustus, veresooned kõik, et suguelundid tegelikult paranevad kiiresti. No parem oleks. Mul ongi mingi 4 niiti vist on siuksed, mis nad võtavad mai alguses ära, ülejäänud on nagu ise lahustuvad.
aga jah, eks see toru on ebamugav praegu. Ma ei ole üldse nagu ära harjunud sellega. Aga unekaid võtad praegu ka või? Ei, kodus ma ei võta. Ja noh, ma plaanisin mitte nagu valukaid ka võtta, aga ma ei saa ikka. Võib-olla parem on ja nad on juba põletiku vastase toimega ka ju. No ma söön antibiootse ka. No, ma sain tilgaga seal ja aga noh, antibiootsid ei ole mulle kunagi, no iga kord, kui ma olen võtnud, nad ei mõju nagu hästi, sest mul enesetunne, mul on nagu siuke nagu noh, nagu nii on siuke välja situtud õunamoosi tunne olnud terve see nädal. Ja see teeb veel hullemaks. No antibiootikumid ei tee kellegi organismile head. No jaa, aga ta tuleb taastumiseks ära kannatada see kuur praegu. Ja. Noh, see on parem on see antibiootikumi sitt-tunne kui see, et pärast on mingi põletikuline ja 100 muud jama on ja. Ei, tegelikult nagu see paistetus läks päris kiiresti nagu alla peale operatsiooni. Oligi, arstid olid nagu see, ma arvan, et see taastub ilusti ära. Ja et see kusevärk ka küll saab korda, sest et noh, jah, nad on, see õed rääkisid ja, et on harv juhus, aga pole ka nagu siuke asi, mida kunagi keegi teinud pole ja tavaliselt on kõik korda saadud. Jah, ja nad ei saa sulle mitte kunagi öelda, et 100% kõik vaata on ja, et pärast on see, et aga sa ütlesid mulle, et nagu 100% on ja, et ma arvan, et nad selle, me anname endast parima, on nagu piisav vastus selleks, et keegi ei saa hiljem kaevata, on ja, et nad peavad ennast ka natukene kaitsma sellega. Ei no, kui ma kuulsin nagu arsti käest siukest lauset, et ei no, see variant on ka, sellega on, aga sellega on 100% impotentsus, siis ma olin nagu ei, ma ei taha siukseid asju üldse nagu kuulata. Ja mis variant, et kui... No see oleks ilma operatsioonita pantud mingisugune toru enam-vähem sisse, mis oleks selle kusiti nagu korda teinud, siis aga noh, op oli ikkagi nagu parem variant, et noh, taastub jah, ma taastun kaua, ta ütleski, et kuna vigastused olid suured, tegelikult oleks 2 nädalat see kateeder sees, aga mina võitsin auhinnaks endal 3 nädalat selle, ma suutsin selle ikka päris katki teha. Ja ei noh, me arstidega ikkagi tegime nalja seal ja arst ütleski, et okei, reis jääb kindlalt ära. Ma ütlesin, et jaa, mul oktoobris on nagu Ironman, sest noh, nõrgad teevadki selleks trenni. Ja. Selles suhtes on õigus ja et... Ei no, võib-olla ongi hea, et sellest liiga üle ei treeni enne seda käed, jalad, mis seal nagu vatti saavad praegu puhata. Jaa. Et noh, ma ei usu, et sa nagu sellepärast nagu kehvemaks jääd vahepeal. Ei jää, see tuleb kiirelt tagasi, lihtsalt kõige nagu raskem ongi see mentaalne osa, selle depressiooniga siin toime tulla. Väga palju ei taha, noh, ma pean üksinda olema, aga mul kaaslane käib ka, hoolitseb mu eest väga, et ma ütlesin, et ma ei taha paar päeva nagu üksinda olla. Sest et noh, on siuke ikka, vahepeal tuleb niimoodi, et noh, potsi pohhu, mul on lahendus olemas tegelikult. Et aga see, noh, see ongi see, et see saatanlik hääl tuleb korra, siis tuleb jälle vitupea, sa ole vait, et me siin taastame ära ja me hakkame veel normaalselt siin ringi keppima. See on hea, et sa nii nagu teadlik oled juba vaata nendest olukordadest, kui... No jaa, aga sellepärast tulebki sellest rääkida, et teised ka saaks teadlikuks, paljud ei ole teadlikud ja praegu just ju oli ka see Gameboy direktori see värk, et tema käis seda tavameditsiini teed, kus on ka see, et surutakse sulle ainult need ravimid peale, see ei ole mingi ravi on tegelikult see, mida sa ise oma peas peadki tegema, mida mina olen mingi 4-5 aastat teinud. Et ja praegu ka nagu ma peaks minema oma terapeudiga rääkima, aga ta on mulle andnud piisavalt palju neid tööriistu, kuidas selle traumaga praegu siis nagu koupida, mitte peale ajal joostagi siin klokk näpus metsa poole, et tegelikult on nagu fine, ma olen isegi leppinud sellega, kui asi ei hakka tööle. Tegeleme siis nendega, kui need tulevad, need mured on ja... Mina mõtlesin niimoodi, et ma just kohe saan 38. Ma olen keskmisest Eesti mehest tublisti nagu oma body count'iga ees, ja ma olen teinud piisavalt,
võib-olla ma saangi siis oma energia, early retirement'i või? saangi oma energia suunata kuskile mujale, inimeste aitamisele. Ja elu lõpuni käia strap-oniga ringi. Sulle mulle, no. Oi, jah. Ei, no ma olen keelega ka väga osav, nii et... Ei, no muidugi see ei ole nagu maailma lõpp, on ju, et... Aga ei, ärme anna sellele mõtleda üldse mingit energiat, sest et kõik läheb hästi. Me teame seda, meditsiin on väga tugev täna. Meditsiin areneb iga aastaga nagu nii ruttu, et ma arvan, me teeme iga aasta kiiremaid samme, kui me võtame mingi 20 aastat tagasi 10 aastaga üks samm. Ei, no kuule, mul on nagu ju see toru, ma tunnen seda sees, ma tunnen kõike ja mul täna hommikul oligi nagu see, et ma olin mures, et miks sinna nii palju verd läheb, mul on valus, siis mul on nagu keelatud, erektsioon on keelatud, siis ma pean nagu mingi vahepeal olen voodis ka niimoodi, no ma vaatan mingi kosmose dokumentaale ja üritan nagu täiesti, ma ei tea, kas ma rääkisin sellest, ma tegin selle nalja, et juudiks te mind tegite, nüüd ma pean moslemiks ka hakkama ja ma täna olin laagris Statoili, jalutasin kohvi võtta ja kõnnib mööda, mis sa arvad, kes? Full purkas mutt. Tuli koju kõndsid nagu mida kuradit, et noh, ei tasu teha siukest nalju. Pärast ongi? Ei, see viis mind pigem kogu see asi ikkagi sinna Jumala poole rohkem. See mingi õpetus on. Jah. Eks ma olen ise võib-olla liiga kergekäeliselt endale antud siis mingeid asju käsitlenud. Iseenesest mõistetavalt nagu olemasolu. Et õpetlik lugu. Minu jaoks on see kindlasti New Fear Unlocked nüüd, et ma ei tea. Ma hakkan väga kartma sellist asja nüüd. Mina ka kindlasti. Ma arvan, et mu partner sai ka trauma, sest et see oli ikka päris kohutav. Ma nagu seda magamistuba otseselt ei mäleta, ma jooksin sealt ära, pärast mul on üks pilt sellest voodist, kus see kattemadrats kõik oli nagu verd täis. Minul oli see pilt, et ma olin vannituppa läinud, kuidas see valamukapp, pesumasin, kogu see sein. Ja siis ma olin nagu sinna dušinurka jõudnud ja see oli kõik nagu verd täis ja see pilt, kus ma lihtsalt hoian nagu käes, see oli mega suureks läinud ja lihtsalt nagu verd. Et see on hästi. Ma arvan, et sellest tuleb teraapiat tuleb kõvasti juurde, aga mis ei tapa, teeb tugevaks. Ma arvan, et see valu, mis ma praegu tunnen ja kui ma nüüd lähengi oktoobris jooksen seda maratoni seal 35. kilomeetril ja kui mul jälle varbad valusad on, siis ma mõtlen, mine perse, see on lebo, munni murda on palju valusam. Ja kui keegi tuleb ka mulle mingitest kordi villiskandadest või trennis, et tal on raske ja valus, siis ma ütlen, käi putsi, mul on munn pooleks olnud. Sa võid selle kombe peale trükkida, et I broke my dick mingi 4 months ago, Ironman is easy. Ma olen mõelnud küll, et ma peaks uue selle tegema, et see oleks päris hea. Nii et jah, ma tulen sulle sildiga, vaata. Tegelikult ma ei saa naerda köhida, kõik jääb nagu läbi. Ma sain juba haiglas aru, et sa naerda väga nagu ei tahtnud, et aga nalja peab tegema. Ei ole mõtet sind liiga naerma ajada. Ja nagu kui praegu nagu kogu seda elu vaadata, siis tegelikult ei ole nagu hullu midagi. Ei, tegelikult ei ole midagi hullu, et see on lihtsalt väike setback. Noh, mitte küll väike setback, see on päris nagu suur setback, aga pole mitte midagi, millest ei oleks nagu välja tulnud siin elus ju. Mõtle, mis pasaaukudest on välja ronitud. Ei, seda küll jah. Ma olen alati öelnud, et käed jalad on otsas, pea töötab, siis tegelikult ei ole vahet. Jah. Ja me toetame ja aitame sind nii nagu me oskame. Ja sa pead ikkagi, kui on abi vaja, siis sa pead ütlema, kui on rääkida vaja, siis sa pead ütlema ja laskma teistel ennast aidata.
ma teen seda. Jah, mulle meeldis haiglasse külmkapp, kus oli siltidega asjad, vaata. Võib kellelgi oli seal mingi üks jogurt, mingi, ma ei tea, ja siis Mauril on mingi terve kuradi külmkapp on sinu asju täis, kõik tõid selle. Mul kogunes sinna selle paari päevaga, ma olin juba seal. Aga tegelikult, haiglatööga tegelikult võib ikkagi rahule jääda see, et EMO-s alguses tekkis seal šokk lihtsalt selle ootamise ja teadmatusega. Siis ikkagi mõelda seda, et ma jõudsin, mul juhtus see, ütleme, mingi 8-9 ajal õhtul 15 minutiga me olime EMO-s umbes ja ütleme niimoodi keskööks või ma ei mäletagi, kus oli nagu selge, et hommikul on op. Ja ma pärast küsin, nagu kui nüüd välja küsin, kas see oli nagu okei, ta ütles, et siukesed vigastuste puhul on oluline esimese 24 tunni jooksul teha see operatsioon ära. Mul oli vähem kui 12 tundi. Ja, tegelikult sa said tegelikult kiiresti. Et see käis päris hästi. Ja ma arvan, et see töö on väga hästi tehtud ja väga tänulik nendele õdedele, arstidele. Ja nüüd tuleb lihtsalt oodata. Siit ongi hea võtta väike puhkus siit õuest. Deload. Me oleme siis minu tagahoovis. Ja väga mõnna on siin. Jah. Vaatame, kuidas see heli kvaliteet tuleb, et võib-olla saame teine kordki nagu õues lindistada suvel. Jah, aga praegu me ikkagi otsustasime, et me lähme väiksele puhkusele. Ja meil tuleb väike puhkus küll, sest kui sa just kodus ei taha salvestada, võib-olla mina tahan salvestada, ma ei tea seda veel täna, aga tehniliselt jah, et kuna nüüd homme on võistlused, täna on siis reede, laupäeval on võistlused, pühapäeval ma teen natuke tööd ja pakin asju ja ajan viimaseid lükkeid ja esmaspäevast mind enam ei ole, jah. Ongi, sa ei tea ka, kui kaua sa täpselt oled, ja siis on pigem. Ma tahaks ikkagi nii, et ma jõuaks tagasi hiljemalt siis ülejärgmise nädala siis laupäeval õhtuks, et meil on pühapäev on olemas, sest meil on seda pühapäeva vaja väikesteks renoveerimistöödeks ja esmaspäevast tahaks ma tegelikult juba uues kohas olla ka. Et me teeme väikse puhkuse. Nädalase. Tuleme tagasi tõenäoliselt uues kohas. Tõenäoliselt paranenud peenisega juba peaaegu. Puhanud puhkuse seiklustega ammoonia. Mina ei saa puhkust niipea, aga mul on siis muud seiklused siin. Sa saad tegelikult oma meelt puhata praegu. See meel teeb praegu nii palju ületunde. Aga sina kontrollid ju tegelikult oma nagu mõtteid. Ja, see ongi ja see kolmandat arvamust, et ma vaatan ennast kõrvalt ja seda on palju vaja teha. Ja lihtsalt ongi, miks sellest rääkida, et kui tulevikus keegi veel kuskil elab seda üle ja on näha, et inimene hakkab ära vajuma liiga palju sinna, siis sellest on võimalik välja tulla. Ja. Tegelikult lihtsa tööga, oma ajugümnastikaga. Ja. Lihtsalt on vaja neid tööriistu. Need tööriistad ei ole ravimid. Need on mentaalsed tööriistad, mida saad teraapiast. Ja mitte ühe korraga, mitte 2 korraga. Vaid. Võib-olla aastat. See tööriistaga ohver tuleb täita ära. Ja. Mul on see täidetud tänu sellele, ma saan sellest rääkida. Ma saan, elan üle selle siuksed traumad. Võib-olla see ongi sind üks õppetund ongi see, et kuna mul on tööriistad olemas, ma julgen sellest rääkida. Okei, paneme talle selle proovikivi, las ta siis räägib ja võib-olla kellelgi juhtub midagi sarnast, aga ta on juba kuulanud seda või keegi on kuulanud ja siis saab abi võtta. Jah, ja ma usun, et me saame siit anda inimestele nõuandid küll tänasest episoodist. Et seksiga ikkagi turvaliselt. Olge ettevaatlikud. Ettevaatlikud
Jah, ärge sellepärast seksima ette jätke. Mina kindlasti ei jäta, aga ma võtan väga ettevaatlikult edaspidi. Jah, eks see, ma arvan, et sellest tagasitulekust tuleb veel päris mitu episoodi. Jah. Võib-olla. No, jah, et me põgusalt kindlasti puudutame absoluutselt, kuidas nagu läheb see taastumine. Kuidas esimene erektsioon on ja... Kuidas esimene kusel käimine saab olema ja... Yeah. Et jah, aga ühesõnaga väga perses lugu ja mulle on see ka kindlasti traumeeriv olnud praegu nagu seda siin kõrvalt näha ja aga noh, ma ei tahaks olla sinu kehas praegu. Ma ei taha ise ka sinu olla, see on valus, ebamugav, mentaalselt keeruline, aga no ongi täpselt samamoodi. Okei, hästi, praegu ma olen siin, praegu on see, mis edasi ongi see okei. Jällegi koogintsi värk, et kõik traumad tuleb panna sinna cookie-char'i on ja see sai väga palju täidetud on ja, et ükskõik mis pask siin pärast jälle elust tuleb, ma ei tea. Ma ütlen ausalt, et südame murdmine on kordades lihtsam kui jah, ma usun. Et jah, ühesõnaga see teeb jah, kuidagi praegu on, ma tean, et on raske, aga kui ma mõtlen, et kui ma siit sellest ka välja tulen, nothing will break you anymore. Siis on nagu savi juba, jah. Ühesõnaga, te võite Vahurile saata siis häid soove, kirjutada talle, hoida ta meelt üleval, saatke talle naljakaid riilse, talle riilsid väga meeldivad. ja sorry, et neile, kes on lihtsalt küsinud, mis juhtus, ma ei ole vastanud. Nüüd sa saad selle panna story'sse, näete, siin on episood, kuulake, saate kõik oma vastused ja noh, ärge siis rohkem mingeid küsimusi nagu küsige või lihtsalt praegu on vaja Vahurit toetada ja olla sul see olemas. Ja, hoidke ennast, hoidke oma suguelundeid ja ilusat suve algust siis. Jah, me lähme siis puhkama. Lähme puhkama. Kuule, aga thanks. Davai, saab ise kinni panna. Jah. Ciao.